Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Tere, mina olen Hinnar Puht. Nüüd me küsime täna üks huvitava küsimuse, kas kristlased peaksid riigi korrale alistuma? Nüüd mõne inimese jaoks võib-olla see kõlab natukene, mis asja, kuidas sa sükest üldse küsidagi saad, et riigi korrale me peaksime alati alistuma. Nüüd vaatame Jumala sõna selles suhtes ja siin on mõningad olulised küsimused ja me oleme tegelikult, me oleme ise ikkagi sündinud paljud ka nõukogude ajal, küll me ei olnud kristlased tol ajal, aga me teame, vaadates tolle ajastust, kus oli ka mõningaid piiranguid või asju, mis ka riigi kord pani, mis ei võimaldanud inimestel Jumala sõna printsiipide järgi elada. Ja mis me peaksime sellistes situatsioonides tegema. Ja see ongi see, millega me hakkame tegelikult tegelema, aga ma loen praegu kõigepealt 1. Peetruse 2.13. See ütleb, alistuge kõigele inimeste seatud korrale issanda pärast. Olgu kuningaile, kui ülemale valitsele või pealikuile, kui neile, keda tema on läkitanud kurjategijaile nuhtluseks, aga hea tegijaile kiituseks. Sest nõnda on Jumala tahtmine, et teie tehes head tõkestaksite mõistmatute inimeste rumalust. Kui vabadad, mitte kui need, kelle vabadus on kurjuse katteks, vaid kui Jumala sulased, austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat, austage kuningat. Me näeme, ta toob siin tegelikult sisse just selle, et nagu me peaksime inimeste poolt seatud korrale alistuma. Aga siin me näeme, siin taga lõpus ta lisab ühe olulise elemendi juurde, kartke Jumalat. Amen. Ja me näeme, kuidas see peab olema meie jaoks väga oluliseks standardiks. Nii et see ei ole, nagu öeldakse, süke üheselt vastatav küsimus kohe. Aga me näeme, see on see üldstandard, mis on paika pandud. Ilmselgelt on mitmed seadused, mis meil on riigis paika pandud, millel me peaksime kuuletuma ja alistuma. Amen. Ja tegelikult kõige lihtsam mõõdupuu on see, kui see seadus on Jumala sõna printsiipidega kooskõlas, siis siin ei ole mingit küsimust. Me peaksime selle alistuma. Kui see seadus on Jumala sõnaga väga otseselt vastuolus, siis nagu öeldakse, me ei pea selle alistuma, aga samas Jumal annab ka meile strateegia, kuidas seda teha ja kuidas seda teha targasti. Nii-öelda, et siin nagu öeldakse, me ei pea olema need, kes hakkavad alati kõva ja lärmi ja suurt kisale asja ümber tegema, aga me peame olema need, kes käituvad targasti või Jumala vaim annab meile tarkust selle suhtes, kuidas me peaksime tegutsema. Vaatame Rooma kirja veel 13. peatükki. Ja 1. salmi siin ta ütleb, iga hing olgu alla heitlik valitsemas olevaile ülemustele, sest ülemust ei ole muud kui Jumalalt, kus need on, seal on nad Jumala poolt seatud. Kes nüüd ülemusele vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale. Aga kes vastu panevad, saadavad eneste peale nuhtluse. Sest valitsejad ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjedele. Kui sina aga ei taha tunda hirmu ülemuse ees, siis tee head, siis sa saad temalt kiitust. Sest tema on Jumala teener sinu heaks. Aga kui sa kurja teed, karda, sest ta ei kanna mõõka asjata. Ta on Jumala teenija, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb. Siis on tarvis olla allaheitlik mitte ainult luhtluse, vaid südametunnistuse pärast. Siis toob mõningad näited välja. Sellepärast makske ka makse, sest nemad on Jumala sulased, kes selleks peavad oma ametit. Tasuge kõigile, mis on teie kohus, on maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele tuleb au anda. Me näeme, see on see printsiip, mis meil on paika pandud, aga nüüd me peame hakkama vaatama ka Jumala sõnas on mõningad situatsioonid, mida võime nimetada eranditeks. Amen. Ja vaatame ka ühte situatsiooni, see on Apostlite tegude raamatu 4. peatükk 1. salm. Aga kui nad rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja pühakoja pealikud ja saduserid. Ja nende meel oli paha, et nemad õpetasid rahvast ja kuulutasid surnust üles tõusmist Jeesusest. Ja nad pistsid käed nende külge ja panid nad vangi järgmiseks päevaks, sest oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes sõna kuulsid, uskusid ja meeste arv tõusis ligi 5000-ni. Ja järgmisel päeval sündis, et rahva ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid kokku Jeruusalemma. Ja ülempreestrid Annas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandros ja nii palju, kui neid oli ülempreestri soost. Ja nad lasksid nad ette tuua, need küsitlesid neid.
missuguse väe või kelle nimel te tegite seda. Siis Peetrus täis püha vaimu, ütles neile rahva ülemad ja vanemad. Kui me täna peame kohtus aru andma vigasele inimesele tehtud heateost ja kelle läbi ta on terveks saanud, siis olgu teil kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et Jeesuse Kristuse Nazaretlase nimel, kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on surnust üles äratanud ja tema läbi seisab see siin teie ees tervena. Tema on see kivi, mille teie koja ehitajad olete ära põlanud ja mis on saanud nurgakiviks. Ja ühegi muu seas ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kellest meid päästetaks. Aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teadsid, et need on kirjatundmatud ja õppimatud mehed, panid nad seda imeks ja tundsid nad ära, et need olid need, kes olid olnud Jeesusega. Ja kui nad inimest, kes oli terveks saanud, nende juures nägid seisvad, ei olnud neil midagi öelda selle vastu, vaid nad käskisid neid välja minna suurkohtust. Pidades isekeskis nõu ning ütlesid, mis me peame tegema nende inimestega, sest avalik ime on sündinud nende läbi ja on teada kõigile, kes Jeruusalemmas elavad, nõnda, et me ei või seda salata. Aga et seda laiemale ei levitaks rahva sekka, siis ähvardagem neid kõvasti, et nad enam ühelgi inimesele ei räägiks sel nimel. Ja nad kutsusid nad sisse ja keelasid neid midagi rääkimast ja õpetamast Jeesuse nimel. Aga Peetrus ja Johannes kostsid ning ütlesid, kas on õige Jumala eest teid rohkem kuulata kui Jumalat, otsustage ise. Sest me ei või jätta rääkimata seda, mida oleme näinud ja kuulnud, aga nad ähvardasid neid ja lasksid nad vabaks, sest nad ei leidnud midagi, mille eest neid karistada rahva pärast. Sest kõik kiitsid Jumalat selle eest, mis oli sündinud, sest juba rohkem kui 40 aastat vana oli inimene, kellele terveks saamine tunnustäht oli sündinud. Ja see on niisugune huvitav lugu, et mis on juhtunud, et nad kuulutasid evangeeliumi, panid inimesele käed peale või keskisid tal terveks saada Jeesuse nimel. Ja nüüd, mis juhtus, oli see, et rahva ülematele ei meeldinud evangeelium. Neile ei meeldinud, et nad räägivad evangeeliumi Jeesusest, neile ei meeldinud, et inimene sai terveks. Ja mis nüüd juhtub, nad keelasid seda teha. Ja nüüd Peetrus ütleb väga huvitava asja lõpus, just see kõige tähtsam see, kas on õige Jumala eest teid rohkem kuulata kui Jumalat. Keda me peame kuulama rohkem? Kas inimesed, neile ei meeldi, et me evangeeliumi räägime ja me näeme konkreetselt, kui Jeesus ju ütles meile minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kõigile loodule, see oli käsk Jumalalt ja nüüd tulevad juhid ja ülemad ütlevad, te ei või seda teha. Ja nüüd nad teevad otsuse, kumba me peame rohkem kuulama, kas teid või Jumalat. Otsustage ise ja nad käisid ja tegid, me teame läbi Apostlite raamatut, nad jätkasid tegema seda, mida Jumal käskis neil teha. Ja see on üks koht, kus me näeme, kus juhtidele ei meeldinud, nad keelasid, aga mida nad tegid, nad jätkasid seda tööd, miks, sest Jumal oli käskinud teha. Amen. Nüüd meil on siin üks sarnane situatsioon kohe siin ka 4. peatükis Apostlite tegude raamatus. Tähendab siin nõksu edasi siis. Ja ütleb, et kui nad olid nüüd vabaks saanud nende juurest, siis mis nad teevad? Kui nad olid vabaks saanud, Apostlite 4.23, tulid nad omade juurde ja kuulutasid, mis ülempreestrid ja vanemad neil olid öelnud. Nad räägivad sellest samast situatsioonist, sellest samast olukorrast. Ja kui need seda kuulsid, tõssid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid. Me näeme, kui neil pandi see keeld peale, kus see nii-öelda see me võiks mingil kombel öelda isegi riigikord, see küll päris ei olnud sama asi, aga siiski nad olid nende üle ikkagi mingil kombel meelevalla positsioonis. Ja siis nad hakkavad paluma selle asja eest. Nüüd see on ka üks tarkus tegelikult, kui meil ka on asjad, kus võetakse vastu seadusi või pannakse paika reegleid, mis on Jumala sõnaga vastuolus, siis me peaksime nende asjade eest paluma. Ja mida nad paluvad? Nad tõstsid ühel meele häält Jumala poole ja ütlesid, issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Kes oled püha vaimu läbi oma sulalise Taaveti suu kaudu öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilmamaa kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunud ühte issanda vastu ning tema võitu vastu. Nüüd me näeme, et ta tsiteerib siin Jumala sõna tegelikult ja ta millele ta viitab, et nad on tulnud selle vastu, mis nemad on tegemas. Aga tegelikult ta ütleb seda, et ta on tulnud tegelikult tõusnud Jeesuse vastu. Nad on siis Jumala vastu tegelikult tõusnud. Ja nüüd see on üks asi, kus me saame aru, kui inimesed, nagu öeldakse, üritavad
sundida meid ja keelavad meile midagi, mis Jumal on ütlemas, siis nad on tegelikult mitte ainult meie vastu, vaid nad on Jumala vastu tõusnud. Ja see on üks väga ohtlik koht tegelikult ja see on nende palve üks alustugi. Ja kui me sellises situatsioonides ka palume kas või riigikorra või riigi eest, kes on seda põhjustamas, ta on tõusnud Jumala vastu just nende seaduste või nende asjadega, millega nad tahavad kogudust piirata, et kogudus ei saaks teha seda, mis nad nii-öelda peaksid tegema, siis nad on tõusnud Jumala vastu ja ta ütleb, nad palusid. Ja vaatame edasi, sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesus vastu, kelle sa oled võidnud, kogun ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga Herodes ja Pontius Pilatus. Me näeme, nad nimetavad ka konkreetseid nimesid, kes on tõusnud jällegi Jeesuse vastu. Sellega, et nad üritavad kogudust panna karpi, nagu öeldakse. Et teha seda, mis sinu käsi ja sinu nõu on enne määranud, et see pidi sündima. Ja nüüd vaata issand nende ähvardamistele. Me näeme, et see talve on väga julge. See, nagu öeldakse, nad ei ole siin mokotsast lihtsalt natuke midagi rääkimas. Nad ütlevad, Jumal, vaata selle asja peale ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna. Nüüd näeme, nad paluvad julgust selle tegemiseks, mis Jumal on neil käskinud, mida tegelikult neil tehniliselt keelati. Nüüd see on üks oluline asi, et me peame teadma, mida Jumala sõna on ütlemas. See ei saa olla see, et mina arvan nii või minule tundub või mina mõtlen niimoodi. Ei, me peame nägema, Jumala sõna on seda selgelt öelnud. See on see, mis me kogudusena peaksime tegema. See on see, mis me peaksime tegema ja kuulutama Jumala sõna tegelikult. Ja seda üritatakse piirata. Nüüd me peaksime paluma selliste inimeste eest, selliste kas riigijuhtide või ülemate eest, mis iganes ametis nad on. Ja Jumal on see, kes sekkub sellesse asjasse ja samas annab meile julgust seda ikkagi teha, ignoreerides seda. Nüüd just ütleb, et julguse rääkida sõna oma kätt sirutades selleks, et terveks saamised ning tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja kui nad olid palvetanud kõikus paikus, nad koos olid ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Me näeme, püha vaim täidab nad ja nad lähevad ja räägivadki julgesti Jumala sõna. Et kui evangeeliumi kuulutamist, Jumala sõna levitamist üritatakse takistada, see on see koht, kus me võime julgelt paluda, Jumal sirutaks välja oma käe, annaks meile julguse ja me võime julgelt seda edasi teha. Nüüd üks asi veel, mis meil tasub selle loo juures meeles pidada, mis võib-olla kõlaja inimese jaoks võib kõlada väga karmina, aga siin me näeme, ta mainib, nad paluvad Herodese ja ka Pontius Pilatuse eest. Ja me näeme mingi aja pärast aposttegudes Jumal mõistab pärast Herodese üle kohut, kui ta on tulnud koguduse vastu ja nii-öelda tapnud ka veel Jakobuse hiljem. Me näeme, kuidas Jumal tuleb ja sekkub sellesse, see mees kukub surnult maha. Nüüd, kui riigijuhid või ka ütleme ülemused tõusevad koguduse vastu ja kogudus peab hoima muidugi õiget südamehoiakuid ja suhtumisi, me ei tohiks muutuda vihkajateks või kibedaks nende inimeste suhtes, aga tema tuleb ja sekkub sellesse asjasse. Ma olen veendunud, Jumala ja esimene liigutus ei ole see, et keegi peab surnult maha kukkuma, aga ta kindlasti annab võimaluse selle inimesel meelt muuta, meelt parandada, asjad nii-öelda teistmoodi teha, aga kui ta ei kuula, siis see võib olla see viimane asi, kus Jumal võib ka selle inimese üle kohut mõista. Et tegelikult koguduse, ma mõtlen siis laiemas mõttes kogu Kristuse ihu vastu tõusmine, see on ohtlik mäng. Ja see on midagi sellist, mis me peame ise, nagu öeldakse, mõtlema ka, kui me ise tahame ka Jumala koguduse vastu midagi teha või samas, kui me räägime ka riigijuhtidest või inimestest, kes isegi on meelevalla positsioonis, et nemad midagi seda teevad, see on asi, kus Jumal sekkub. Ja see on meie tugev tagapõhi, mitte meie arvame, mitte meie ei meeldi, vaid Jumala sõna on nii ütelnud ja nad ei ole mitte tegelemas meiega, vaid nad on tegelemas tegelikult Jumalaga. Et see on see, mida nemad paluvad ja see on see, kus me teame, et nagu öeldakse, see on koht, kus me ei pea riigi seadustele alluma. Aga saame aru, see on nüüd erand, mitte üldreegel tegelikult, eks ju. Amen. Ja kui vaadata, siin on üks huvitav, minna Moosese raamatusse, on veel üks koht, kus me näeme, et ei allutud riigi korrale. See on 2. Moosese 1.13. Egiptlased panid väevõimule Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga. Saavi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmamooridega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua, ning ütles, kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnusest, et
on poeglaps, siis surmake see, aga tütarlaps võib jääda elama. Aga ämamoorid kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama. Siis Egiptuse kuningas kutsus ämamoorid ja ütles neile, mis pärast te teete nõnda ja jätate poeglapsed elama. Ja ämamoorid vastasid Vaarale, sellepärast, et heebrealaste naised pole nagu Egiptuse naised, no need on tublimad. Enne kui ämamoor jõuab, nende juurde on ta sünnitanud. Ja Jumal tegi ämamooridele head rahvas aga suurenes ja nad said väga arvurikkaks. Ja siin me näeme ühte huvitavat asja, kus konkreetselt tuleb kuningalt, tuleb käsk tappa ära lapsed, pojaklapsed. Ja ta annab nendele siis ämmaemandatele või siis ämmamoorid on siin kutsutud käsu, et kui laps sünnib, tappa ära. Ja nüüd nemad, siis ütleme need siis ämmamoorid või ämmaemandad, siis tänapäeval kutsutakse, nad astusid konkreetselt kuninga käsu vastu, sest Piibel ütleb, tegelikult Jumal ütleb, sa ei tohi tappa. Amen. See on Jumala käsk, sa ei tohi tappa. See on üks käskudest, sa ei tohi tappa. Ja nad teevad otseses mõttes, astuvad selle kuninga käsu vastu ja nad ei allu sellele. Aga muidugi nüüd teine asi on see, kui sa paned tähele, nad on kavalad. Nad ei ole niimoodi, et me ei lähe, tahavad vastu rinda, et me astume selle vastu. Kui sa vaatad kuningas, miks te seda ei tee, nad vastavad, aga nad on kiiremad sünnitajad. Nad on kavalus on seal. Mõni võib-olla kutsub see vale, aga mina kutsun seda kavaluseks. Ja nad päästavad oma naha ja Piibel ütleb ja Jumal tegi ämmamooridele head. Me näeme selle koha pealt, et ta ei allunud kuninga käsule, nad ei tapnud poeglapsi ära, aga kui kuningas küsis vastust, nad ei olnud niimoodi, et me ei tee, me ei ole, nagu see nagu mõni jookseb peaga vastu seina, sellepärast, et ma tahan nagu või uhkus või kangus või ma usun isegi need sõnad, mis nad ütlesid, olid Jumala vaimu poolt öeldud. Ja see on ka Piibel kutsub meid olema kaval. Paulus ütles, et ma saan kõigile kõigeks, mitte ilma Kristuseta. Ma jään selle juurde ja selles olukorras on see, et nad reaalselt ei allunud kuninga käsule, aga see ei tooda neile kahju, sest nad kasutasid Jumala tarkus. See sama nagu apostlid raamat. Jumal, sa näed, aga anna meile julgusega. Anna meile julgust, anna meile edasi minna koos sinuga, anna meile tarkust, mida teha ja siruta tunnustada, et imed sünniksid. Ja need on need kohad, kus me peame olema targad ja siin me näeme selles olukorras, tegelikult see käsk on juba väga karm. Tap ära ja nad teevad otsused ei. Ja see ongi selle koha peal, me näeme, et samas on see, et inimesed teevad, et ma ei tee, ma ei lähe, siis valitsus, ei, sa pead olema kaval, sa pead Jumalaks küsima, sest teinekord inimesed jooksevad pea ees kuhugi vastu seina ja nad teevad endale rohkem kahju sellega kui kasu ja kõige hullem on see, et Jumala nimi saab kahjustatud teatud asjade läbi. Amen. Et isegi selle juurde, isegi kui me vaatame, tuleme tagasi, kui nad olid seal kohtu ees, nad ütlevad neile ülemperitele, et kumba me peame kuulama, kas teid või Jumalat, otsustage ise. Nad ütlevad, et me teeme seda. Ja nad annavad neile otsusest, nemad tegelikult seal olid preestrid, olid Jumala sulased, kõik olid seal ees. Ja kui sa nüüd annad talle selle ette, et kumba me pean rohkem kuulama, kas sind või Jumalat, otsusta ise ja nad läksid ära ja nüüd läksid koju ja hakkasid palvetama. Me näeme teatud kavalaid nõksega selle juures, mida nad kasutasid. Ja Heebra 11.23 ütleb, usu läbi varjasid vanemad Moosest pärast ta sündimist 3 kuud, sest nad nägid ilus laps olevat ega kartnud kuninga käsku. Jälle me näeme, seal on seotud mingi julgusega, sest Jumal oli plaan Moosese jaoks ja see Jumala plaan täidab meid julgusega. Amen. Ja nad ei kartnud kuninga käsku. Käsk oli ära tappa, aga see ongi see, et kui Jumal on mingi plaan ja me haarame sellest kinni, siis Jumal täidab meid julgusega ja hirm läheb välja meie seest. Amen. Vaatame siin ühte lugu Danielist, vanast testamendist, Danieli 6. peatükist ja 4. salmist. Siis oli see Daniel silmapaistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast, et temas oli eriline vaim ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ettekäänet Danieli kuningariigi vastase süü leidmiseks, aga nad ei suutnud leida ühtki ettekäänet ega midagi halba, sellepärast, et ta oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidunud. Nüüd see on juba üks huvitav asi, me näeme, et iseloomu omadustel oli. Ta oli teenimas tegelikult ühe pagana kuninga alluvuses, aga nad üritasid leida mingisuguseid vigu, mingisuguseid eksimusi, mingisugust, ma ei tea, kas või pettust või otsi, seda ei leitud lihtsalt. Amen. Me näeme, tema elustiil oli väga korras. Amen. Ja nüüd
6. salm ütleb, siis ütlesid need mehed, me ei leia selle Danieli vastu ühtki ettekäänet, kui me seda ei leia ühenduses tema Jumala seadustega. Siis need ametikandjad ja asehaldurid tormasid kuninga juurde ja ütlesid temale, nõnda kuningas Darjaves elagu igavesti. Me näeme, nad oskavad mett moka peale määrida. Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et igaüks, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõukoerte või siis lõvide auku. Nüüd kuningas avalda keeld ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutmatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. Seepeale kuningas Darjaves kirjutas kirja ja keelu, aga kui Daniel seda sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Kas pole huvitav? Nagu öeldakse, nad panevad jällegi keelu millele, sellele, et ta ei tohiks palvetada Jumala poole. Ja Daniel, nagu öeldakse, lihtsalt ilma pika jututa lihtsalt ignoreerib seda. Ehk siis mida ta on jälle, kui midagi tõusis ülesse, mis oli Jumala printsiipidega vastuolus, ta ignoreerib seda. Ja ta teab, et Jumal hoolitseb tema eest. Nüüd, kas ta pani ennast nii-öelda ohtlikku olukorda sellega? Pani küll tegelikult ja me näeme kohe, mis edasi sünnib. Ja me näeme tegelikult, see oli lausa korraldatud asi, nad teadsid, et ta teeb seda. Nüüd üks asi ka, see on järelikult, ta ei üritanud oma palvet ja Jumalaga suhtlemist peita, vahest kristlased on need, kes üritavad ka, nagu öeldakse, ainult nurga taga palvetada, mitte keegi ei näeks seda. Me ei peaks häbenema oma palvet Jumala poole, sest see Jumal on ehtne. Nüüd 12 salm ütleb ta on, siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Danieli palvetamast ja anumast oma Jumala ees. Selle järel nad astusid kuninga ette ja küsisid kuninga keelu kohta. Kas sa pole mitte kirjutanud keelu, et iga inimene, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas visatakse lõukoerte siis lõvide auku. Kuningas kostis ja ütles, asi on kindel meedlaste ja pärslaste muutmata seaduse järgi. Siis nad kossid ja ütlesid kuningas, Daniel, kes on juuda vangide seltsist, ei hooli sinust kuningas ega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab 3 korda päevas oma palvet. Kui kuningas seda kuulis, siis oli see temale väga ebameeldiv ja ta oli mures Danieli pärast. Kuidas teda päästa ja ta nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikseloojakuni. Me näeme, et kuningas tegelikult sai ka aru, et teda oli üritatud nii-öelda lõksu tõmmata selle asjaga. Ütleb, siis need mehed tormasid kuninga juurde ja ütlesid kuningale, tea kuningas, et meedlaste ja pärslaste seaduseks on, et ühtki kuninga antud keeldu või korraldust ei tohi muuta. Siis kuningas andis käsu ja Daniel toodi ning visati lõukoerte ehk lõvide auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile, sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Siis toodi üks kivi ja pandi see augu suule ja kuningas pitseeris selle oma pitsersõrmusega. Ja oma suurnike pitsersõrmustega, et Danieli asjus ei oleks muutust. Siis läks kuningas oma paleesse, veetis öö paastudes ega lasknud mänguriistu enese ette tuua ja tal ei olnud und. Me näeme, et kuningas oli mingis mõttes, võiks öelda vist mures päris tõsiselt selle asja pärast. Ta ei olnud küll jumalakartlik otseselt või mingis mõttes ta siiski oli, me saame aru. Koidu ajal, kui valgeks oli läinud, kuningas tõusis ja läks kiiresti lõukoerte augu juurde. Ja kui ta jõudis augu juurde, kus Daniel oli, ta hüüdis kurva häälega ja kuningas rääkis ning ütles Danielile, Daniel, elava Jumala sulane, kas su Jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud sind päästa lõukoerte küüsist? Siis Daniel kõneles kuningaga, kuningas elagu igavesti. Ja minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõukoerte suud ja need ei teinud mulle kurja, sellepärast, et mind leiti olevat tema ees süütu ja nõnda ei ole ma ka sinu ees kuningas kurja teinud. Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmus ja käskis Danieli august välja tuua. Ja Daniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtki viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma Jumalasse.
ja kuningas käskis tuua need mehed, kes olid Danielit süüdistanud ja visata lõukoerte auku, nemad, nende lapsed ja naised. Nad ei olnud veel jõudnud augu põhja, kui lõukoerad said nende üle võimuse ja murdsid nende kondid. Siis kuningas Darjaves kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elasid kogu maal, teie rahu olgu suur. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb väriseda ja karta Danieli Jumala ees. Sest tema on elav Jumal ja püsib igavesti, tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Tema päästab ja vabastab, tema teeb tunnustähti ja imesid taeva ja maa peal, tema, kes päästis Danieli lõukoerde küüsist ja selle Danieli käsi käis hästi Darjavese kuningriigis ja pärslaste koorese kuningriigis. Nüüd me näeme tegelikult siin paljudele jaoks on see kindlasti väga tuttav lugu. See on igal pool lastetundides ja pühapäeva koolides loetakse seda, aga mitmed ei märka tegelikult siin päris olulisi detaile. Me näeme, et kogu see lugu, nagu öeldakse, me näeme üks nii-öelda salaplaan on neil Danieli suhtes. Ta nii-öelda tõmbata lõksu sellega, et ta palvetab Jumala poole ja panna nii-öelda talle piirid peale. Nüüd saame aru, see on nagu justkui võrdpilt ka isegi kogudusest, keda üritatakse ka nagu lõksu tõmmata ja talle piirid peale panna, kammitsad peale panna. Ja asi läheb nii-öelda kogu aeg hullemaks, tuleb see lõpuks see seadus välja, mis keelabki nii-öelda põhimõtteliselt palvetamise. Keegi on nii-öelda mänginud oma pettuste ja asjade kaudu selle välja, et selline seadus tuleb välja. Ja nüüd võiks tulla, et nagu Jumal peaks nüüd sekkuma ja miks Jumal lasi sellisel asjal sündida. Ja see asi tuleb välja. Ja nüüd nagu öeldakse, Daniel nii-öelda teab, tema teenib Jumalat edasi, tema palvetab edasi ja ignoreerib seda seadust. Ja nüüd nad võtavad ta veel kinni. Nüüd võiks tekkida jälle mulje, Jumal, miks sa lasid sükse? Nüüd nad viskavad ta ju sinna lõvide ette, lõvid murravad ta ja ta saabki surma ja on kogu lugu. Ei, nüüd visatakse ta sinna lõvide ette ja nüüd sünnib üleloomulik ime. Jumal sekkub üleloomulikult sellesse situatsiooni. Ja kogu see asi, kus see lõppeb veel, on see, et need, kes kogu selle salaplaani välja mõtlesid ja põhjustasid kõik need Jumala vastased seadused, me kasutaksin just niimoodi, sest et need olid tegelikult Jumala vastu minevad, sest et Jumala poole ei tohi palvetada. See oli see, mis mindi Jumala sõna printsiipide vastu. Ja nüüd need kõik hävitatakse. Et me näeme, et see lõplik tööd Jumal, nagu öeldakse, oskab näha palju kaugem nagu meie. Vahest me näeme, et vaata, kui kole asi ja vaata, miks niisugune seadus lasti tulla ja mis iganes. Jumal on üks palju kaugem plaan. Tal on üks plaan kogu see asi paljastada ja see teha maatasa kõik see asi ja kogu üks hävitus tuleb nendele kurjadele inimestele. Nüüd see ei pruugi tulla samasugusel kujul täpselt nagu siin on see. Jumal on armuline ja halastaja, aga iva on selles, et inimesed, kes on salaplaanida nii-öelda sepitsenud asju Jumala kogudusse, Jumala vastu, või Jumala koguduse suhtes ja ütleme Jumala vastu, ühel päeval Jumala kohtumõistmine tuleb ja seab selle asja korda. Ja miks ma neid asju tegelikult räägin, me võime üsna kindlad olla ka meie riigis Jumal saab selliseid asju tegema. Amen. Mis iganes kujul nad tulevad, mis iganes viisi need täpselt tulevad, me ei ole need, kes ette kirjutavad, aga igavesti ei saa see, nagu öeldakse, see õelus valitseda ja õelus edasi kesta ja nii-öelda igasugused veirad seadused esile tulla. Need asjad mingi aja lähevad ja lõpuks tuleb Jumal esile selle asja suhtes ja võib-olla isegi satuvad, nagu öeldakse, ka kristlased nii-öelda piltlikult pihtide vahele, aga mingil hetkel Jumal tuleb ja sekkub ja see kogu asi saab maatasa tehtud. Ja see on see, mis meil tasub silma ees pidada, kui me räägime sellest teemast, kas kristlased peaksid riigi korral aristuma. Jah, üldprintsiipides me peaksime seda tegema. Jumala sõna õpetab seda väga selgelt, et kui meil on erinevad põhiprintsiibid, me ei saa olla vargad, me ei saa olla pätid, me ei saa olla need, kes nagu öeldakse, ei maksa makse, aga on mõningad asjad, kui hakatakse Jumala kogudusele, Jumala riigi tööle, Jumala sõna printsiipidele nii-öelda takistusi ette panema või otseselt tõusma Jumala vastu, siis see on see koht, kus me peame panema selge piiri maha. Aga me näeme samas ka muidugi Danieli puhul, kuidas on tema suhtumine, kuidas on tema sõnavara ja kuidas ta suhtleb Jumalaga ja räägib asjadest. Ta säilitab austuse, ta säilitab õiged hoiakud ka isegi nende suhtes, kes olid ülekohtused tema suhtes. Ka me peame seda tegema ja targad olema selle koha pealt ja tegema õigeid samme ja Jumal tuleb ja sekkub ja pöörab selle asja hoopis teistpidi. Ja see on see, mis me saame kindlasti nägema siin Eestimaal ja kindlasti väga paljudes teisteski kohtades, kui inimesed, kes on jumalakartlikud, seisavad Jumala sõna printsiipide peal, me näeme pöördeid, muutusi ja läbimurranguid.